Aeg-ajalt kerkib Eestis päevakorda küsimus meie riigilipu valiku üle. Eestit juba 100 aastat kaunistanud sinimustvalge tuleks uuendusmeelsemate kodanike hinnangul asendada ristilipuga, mis muudaks meid sümboolika poolest sarnasemaks Soome, Taani ja Rootsiga. Sinimustvalge lipp heisati esimest korda Toompeale Pika Hermanni torni tippu 1918. aastal ning traditsioone hindavad eestlased peavad lausa arutelu trikoloori asendamisest omamoodi pühaduse teotuseks. Antud teemal olen stuudiosse palunud mõtteid vahetama imagoloog Linnar Priimäe. Tere õhtust! Tervist! No milleks üldse see arutelu, et kas me peaksime võtma üle ristilipu, kui meil on niivõrd ilus sinimustvalge juba olemas? Vaadake, lippu ei valita, nagu te ütlesite. Meil ei olnud mitme asja vahel valikut, vaid see lipp kujuneb ajalooliselt. Tal on oma ajalugu, tal on oma lugu. Täpselt nii nagu meie trikolooril sinimustvalgel. See esimene, mille siis Miina Härma sõrmekesed nagu kokku traageldasid. See esimene on meile väga kallis ja niimoodi. Lipp ei ole valiku küsimus. Teine asi on see, mis toimub inimeste peades, kes tulevad välja selle ettepanekuga, et võtame nüüd ristilippu ja läheme Skandinaaviasse. See oleks nagu mingisugune popsirahvas tuleks ja ütleks, et tahaks ka härraste lauda istuda ja et nemad on seal väga head, neil on ristilipud ja miks meil ei ole. Võtame ainult selle lippu ja kohe muutumegi millekski teiseks. Me ei muutu mitte millekski teiseks. Tähendab, me tahame siis endale sellega leiutada, selle ristilipuga koos tahame endale leiutada teise ajaloo, teise mineviku. Me tahame öelda, et me ei ole mitte Ida-Euroopa, vaid me oleme Skandinaavia. Ma just tahtsin öelda, et ühte riiki kujundavad ikkagi riigi traditsioonid ja tõekspidamised ja kõik see, et kas see, kui me muudaksime ära enda lipu siis sellise kuvandi, et me valiksime selle ristilipu, me ei valiks seda ristilippu, aga meil kujuneks asjad niimoodi, et Eesti võtaks kasutusele ristilipu, kas see muudaks kuidagi suhtumist Eestisse? See ei muudaks, sellepärast, et Eesti on Põhjamaa ainult Lätist vaadates. Soomest vaadates me oleme Lõunamaa, idast vaadates me oleme lääneriik, Euroopast vaadates me oleme Ida-Euroopa, mis on kõige adekvaatsem pilt üldse kogu selle asja jaoks. Kui te nüüd vaatate EKRE, see Ruuben Kaalep avaldas nüüd artikli nende partei lehes sellest, et me Visegradi riikide hulgas me peaksime kujundama ühe niisuguse uue koosluse, mis on Ida-Euroopast ja algab Eestiga ja lõpeb selle Ukrainaga. See on nüüd lapsukese unistused on niisugused asjad, võtab selle Ukraina ka mesti. Ukraina ja Poola vahel on konflikt, Ukraina ja Ungari vahel on konflikt. Nüüd sa tahad kehtestada selle, et on mingisugune uus riikide kooslus. See lapsukene, see ei lähe sul läbi. Ristilipuga on täpselt nii samuti. Seda ideed on ju varemgi välja käidud. Kes see oli meie nüüd, kas see Krossi poiss käis välja selle idee, et tuleks... Me peaksime Estlandaks olema. Ja võtaks ristilipu. No ei ole see. Sa ei pea mitte võltsima oma minevikku ja sa ei pea mitte võltsima oma tulevikku, vaid sa pead kehtestama ennast oma olevikus sellena, kes sa oled, kui sa ei oska teha. Ei oska olla riik. Trikoloori all, siis ei aita sul mitte miski see, et sa võtad endale ristilipu sinna pea kohale. Aga meil on ju Eesti sellises kultuuripärandis imeilusad laulud meie sinimustvalge lipu kohta. Must on sinu mullapinda ja sinine on sinu taevas ja kõik, mida need värvid esindavad. Mida teie arvate, mida sinimustvalge räägib Eesti loo kohta? Neid interpretatsioone on olnud õige mitmeid ja ma olen kirjutanud ajakirja Akadeemia, olen kirjutanud lausa ühe artikli 20. sajandi mütoloogiat sarjas sellest meie sinimustvalge tähendusest ja mis need nüüd tähendavad, eriti see valge värvis. Must on mul, see on selge, siin ei ole mõtet vaielda ja sinine on taevas, nii nagu Ukraina lipul on, viljapõld on all ja taevas on, sinine on kohal. Aga mis see valge on, vaat seda, seal lähevad need interpretatsioonid, ütleme kultuurilooliselt lähevad lahku, mis on valge. Millised need erinevad versioonid siis on? Seal on räägitud mingisugusest puhtusest ja mulle meeldiks väga, kui see valge oleks Linnar Priimägi. Aga aitäh teile nende kommentaaride eest, härra Priimägi, ning tänan täna õhtul siia tulemast.